No nii, tere tulemast tänasele digilõunale. Kertu Abras siis räägib teile, kuidas tehisintellektiga siis õppe-kasvatustegevusi rikastada. Jaa, tere. On mind kuulda kenasti? Ja, On kuulda. Väga hea, siis ma üritan kohe oma ekraani ka jagada. Vaatame, kas tuleb teile kenasti. Nii, kas on esitlus näha? On, hästi. Tervist kõigile. Rõõm kohtuda siin enne pühi niimoodi lõuna ajal ja veeta mõnusalt aega ja vestelda tehisintellekti teemal, et natukene minu taustast, kes ma olen, miks ma sellel teemal räägin. Et mina olen siis nagu öeldud Kertu Abras, töötan igapäevaselt Tartu lasteaed Kannikeses rühmaõpetajana ja olen üks 8 aastat umbes tegelenud erinevate digiteemadega ja nüüd siis viimasel paaril aastal jõudnud uudistada ja katsetada seda tehisintellekti võlu. Ja räägin teile siis täna nii-öelda enda kui lasteaiaõpetaja nägemusest, kuidas kasutada, millest alustada võib-olla ja kuna minu rühm tegeleb ka projektõppega, siis on hästi palju seotud see kõik ka projektõppega, et kuidas seda kõike võimalikult lihtsalt ja nii-öelda mitmekesiselt ka projektõppesse lõimida. Et nagu ma ütlesin, siis mina olen lasteaiaõpetaja igapäevaselt ja pean ennast praktikuks rohkem kui teoreetikuks. Sellepärast sellest tehisintellektist, ma ei tea, kui paljud teist jõudsid vaadata, paar päeva tagasi oli Merike Saar tegi väga toredalt siinsamas digilõunate nii-öelda vestluse raames ettekande, kus ta rääkis ka rohkem, et kus see tehisintellekt on üldse tulnud ja miks seda kasutada, et ma ei hakka teile nii palju seda teooriat siia tooma, küll aga annan siis nii-öelda enda kui lasteaiaõpetaja nägemuse, kuidas mina seda kasutan, kuidas me lastega koos seda avastame ja mis ma sellest kõigest arvan. Nii, igaks juhuks küsin üle, et läks teil ka slaid edasi? Läks väga hästi. No natukene sellest tehisintellektist siis, et tänapäeval ju, et kui me räägime tehisintellektist, siis me ei pea ju silmas neid keerulisi roboteid, mis meil siin kõik on, vaid lihtsaid tööriistu, mis aitavad meil siis nii-öelda paremini asjadest asju uurida või asju luua näiteks. Et see on justkui nii-öelda, mina mõtestan teda endale kui virtuaalne kaaslane, et ta on minuga koos nagu mõtlev kolleeg, kes aitab mul siis kirjutada, vajadusel joonistada ja isegi luua laule. Et täna ma tutvustan teile ka 3 sihukest minu meelest kõige kergemat nii-öelda keskkonda, mida lõimida õppe- ja kasvatustegevustesse ja ka keskkonnad, mis on kõige nii-öelda lihtsamad ja käepärasemad. Ja mis siis kõige parem nii-öelda lapsed tunnevad kõiki neid keskkondi kasutades tegelikult ennast nii-öelda kaasatuna ja vähemalt siiamaani kõik tegevused, kuhu mina olen lõiminud erinevaid tehisintellekti nii-öelda võimalusi, siis mul ei ole ükski laps, kes ei oleks huvitatud või kes tunneks kuidagi ennast kõrvale jäetuna. Et kui me räägimegi täpsemalt tehisintellektist lasteaias, et miks seda üldse kasutada ja miks see nii oluline on, siis tänapäeva lapsed on ju digikeskkonna nii-öelda põliselanikud juba väga varajasest east, ja meie kui õpetaja roll on neid siis selles maailmas nii-öelda juhendada ja õpetada küsima küsimusi ja uurima ja ka looma tegelikult. Et AI pole ainult meie tulevik, vaid tegelikult ma usun, et kui te kõik praegu vaatate igasugust meediat või ükskõik kus liigute ringi, siis see AI ja tehisintellekti teema on praegu nii aktuaalne nii koolides, ülikoolides kui igal pool mujal maailmas, et see on lihtsalt nii tugevasti meil sisse tulnud. Ja kui me anname lastele võimaluse seda turvaliselt siis koos meiega nii-öelda katsetada, luua ja õppida, et siis arenevad ju läbi nendega nii-öelda digipädevused neil ja juba siis väga varajases eas. Ja projektõppes siis annab AI meile vahendid, et muuta teemat palju nii-öelda ka mitmekesisemaks ja rikastada siis vastavalt laste projekti teemadest, et laste projekti teemad vähemalt minu rühma näitel võivad olla väga nii-öelda põnevad ja võib-olla sellised, mille kohta veel võib-olla nii palju täpselt, kas näiteks juturaamatuid või lastele sobivaid teadmeteoseid ei ole loodud, et siis just nagu fantaasiajuttude ja fantaasia nii-öelda koha pealt on väga tore AI-d lõimida nendesse tegevustesse. Ja AI digipädevuse võtmes ka natukene korraks läbi, et ma tahaks loota, et väga paljud on juba tutvunud, et on tegelikult olemas ju ka alusharidusele mõeldud nii-öelda digipädevusmudel, millest lähtuvalt me võiksime siis nii-öelda oma
õppekasvatustegevusi siis digipädevusvõtmes nii-öelda läbi viia ja toon siin ka mõned nii-öelda need digipädevusmudeli need punktid välja, mida on tegelikult hästi lihtne läbi sellesama tuttava ChatGPT näiteks küsimusroboti või mille iganes lõimida, et digipädevus ei tähenda ainult arvuti kasutamist tegelikult, et see tähendab oskust infot otsida, hinnata ja luua ka ja AI keskkondades saab laps proovida, kuidas ise siis küsida küsimusi õigesti, kuidas oma mõtteid sõnastada, et kõik toimub siis läbi mängu, nii nagu me kõiki tegevusi ka teeme ja ka õppimine on siis sügavalt seal sisse põimitud, nii nagu ikka. Ja meie roll siis õpetajatena on siis juhendada ja suunata, et lapsed saaksid katsetada neid vahendeid võimalikult mõistlikult ja otstarbekalt, et väga paljud õpetajad, ma tean, kardavad, kust alustada või mis alustada, aga tegelikult on koos lastega just hea turvaline, sellepärast et kui me lasteaias ei ütle, et me õpime ja kõik koos teeme, siis kus me seda veel teeme, et see on jah, niisugune hea asi, et lastega koos katsetada, kui endal pole alguses piisavat julgust. Ja need punktid jah, mis näiteks digipädevusmudelis tuua ongi info leidmine, lapsed siis õpivad küsimusi sõnastama, siis digisisu loomine, pilte saab ju väga lihtsalt luua erinevatest keskkondades, laule, muinasjutte, absoluutselt kõike. Ja mis võib-olla on kõige olulisem, kui me räägime ikkagi tehisintellektist ja kõigest sellest moodsast maailmast, siis et nagu ma ütlesin ka, et õpetaja toel, et pidevalt ikkagi peab nende teemade juurde käima see, et kriitiline mõtlemine, kas see info, mida me saame, vastab tõele, turvalisus, kuhu me mida kirjutada tohime, kuhu me mida luua tohime, autoriõigused, et see on see, mida me võiksime teada ja mis võiks nende teemadega pidevalt käsikäes käia. Ja koostöö ja suhtlemine muidugi, et kui meie lastega erinevaid keskkondi kasutame, siis enamasti me teeme seda grupitööna, kus siis kõik lapsed saavad üheskoos suhelda, nuputada, otsida, leiutada, luua, olla sellised avastajad. Ja täna tutvustangi tegelikult teile nii-öelda põgusalt, võib-olla natuke rohkem, natuke vähem 3 sellist tõesti kõige lihtsamat, kõige esimest keskkonda, mida mina arvan, et lasteaeda võiks kasutusele võtta või mis on niisugused head koos lastega pusimiseks. Ja ma usun, et te paljud juba neid keskkondi teate ka, aga lihtsalt jagan siia juurde neid näiteid, mida mina oma lastega teinud olen. Esimene muidugi kõige populaarsem keskkond on ChatGPT. Ja ma usun, et te võite muidugi, kellel on võimalus siin käega märku anda, et kes on lasteaia õppetöösse seda ChatGPT-d juba varasemalt lõiminud, et või häälega märku anda, et kas keegi on? Julgeb kohe. Ja, pöidlaid juba tuleb. Just. Et mõni ikkagi on. Aga ma tean, et veel päris mitmed õpetajad vaatavad seda ChatGPT nime esimest korda ja mõtlevad, et mis imeloom see on. Et ChatGPT puhul on siis, kuidas nüüd öelda, mina ütleksin, et on niisugune imeline tööriist, millega lapsed saavad siis mänguliselt õppida, kuidas õppida näiteks küsimusi küsima, miks, kuidas. Nad saavad harjutada nii-öelda uurimispõhist lähenemist, samal ajal siis harjutavad nad ka kirjutamist ja klaviatuuri kasutamist näiteks. Ja muidugi, kes ei tahaks, et AI kirjutaks loo just meie rühma tegelastest või meie rühma lastest. Et ChatGPT ongi selline tore keskkond, et ma tean, väga paljud õpetajad kasutavad seda selleks, et ise luua seal lastele materjale, aga täna võib-olla lükkan selle idee sellesse fookusesse, et meie hästi palju teeme just sellist lähenemist, et mul on muidugi suured, hetkel 6-7-aastased lapsed ka, aga et nad ise harjutaksid klaviatuuril kirjutamist, olgu need siis alguses kas või nende mingid lühemad sõnad, mida nad tahavad uurida, mille kohta uurida, aga et lapsed saaksid ise harjutada küsimuste küsimist. Pärast korraks lähen sinna ChatGPT lingile ka, siis näitan lähemalt, aga siin all olen pildina tegelikult lahti toonud ka selle, milline see avakuva näeb. Et ChatGPT on niisugune keskkond, kus saab ilma sisse logimata küsida, aga üha enam olen viimasel ajal vaadanud, et ta tahab ikkagi kas Gmail kontoga või mingi muu kontoga, et te logiksite sisse ja siis see salvestub see nii-öelda teie otsitud informatsioon ka sinna, mida te olete tahtnud otsida või luua. Ja nii palju, kui mina olen oma lastega katsetanud, siis kõik põhilised asjad, mida me oleme tahtnud teada saada, oleme me tasuta versioonis väga kenasti teada saanud. Ja ei ole ühtegi probleemi olnud.
et mõned ideed, mis ma siia juba esimesele slaidile panin, ongi, et mida meie põhiliselt lastega ChatGPT-st otsime või loome, ongi erinevad fantaasiajutud ja fantaasiajuttude kirjutamine. Et miks see on minu arust põnev tegevus lastele ja ka mulle kui õpetajale on see, et kui laps saab ise näiteks kas või mõelda, et millest, ütleme nii, et meil on parasjagu käimas putukate projekt, et millist putukat ta tahaks sinna muinasjuttu saada või mis see putukas seal teha võiks, siis minu hinnangul lapsed kuulavad seda teksti, valminud teksti oluliselt suurema huvi ja tähelepanekuga. Veel enam, et me oleme üsna mitmeid kordi siin nii mina enda oma lastega kui ka teistes rühmades teinud seda, et kus ka ütleme, et koosta mulle jutt sellest, aga tegelasteks on hoopis lapsed ise, et nad saavad trükkida sisse näiteks oma eesnime õpetaja juhendamisel ja siis, kui see jutukene valmib ja seal hakkab neid nii-öelda valmis või nii hakkab see lugu kujunema niimoodi, et kuuled ühte nime, siis kuuled teist nime, et see elevus ja see nii-öelda laste emotsioon, kui nad kuulevad nendes juttudes enda nime või oma sõbra nime, et see paneb neid kuidagi palju paremini fokusseerima sellesse kuuldud sisusse. Muidugi ka kõik raamatud ja kõik muu on hästi tore ja neid tulebki sama palju või veel rohkem tähendab õppetegevustesse lõimida, aga see on nii-öelda üks kaasaegne võimalus ka, kuidas lastele õpetada kuulamist, tähelepanu ja kõike sellega seoses. Ja muidugi, kui ma jälle toon sisse selle projektõppe siis ja enda rühma näite, siis kuidas erinevaid teemasid uurida, et mida meie oleme teinud, et ChatGPT-lt oma projekti alguses lapsed soovisid teha igaüks erinevast putukast nii-öelda plakati, siis palusingi ChatGPT-le, et palun ütle mulle 19 erinevat putukat, sain need putukad, viskasin loosirattasse, iga laps sai loosiga ühe putuka nime. Ja nüüd need lapsed järjepanu tulevad oma plakatitega, tutvustavad teistele oma uuritud tööd, mida nad on kodus teinud ja seejärel me küsime ChatGPT-lt, palun räägi mulle näiteks herilasest ja siis me võrdleme. Vaatame, kas lapse leitud info on sarnane sellega, mida ChatGPT meile pakub, et võib-olla me saame midagi uut teada, võib-olla tundub meile midagi, et ChatGPT ütleb meile midagi muud, kui lapse plakatil oli, et siis see annab meile võimaluse nii-öelda minna süvitsi, kas otsida mõni raamat või minna internetis näiteks guugeldada mõnda uuringut või asja, et kummal siis on õigus, et kas ChatGPT ütleb meile õige nii-öelda vaste või õige nii-öelda asja või on lapse leitud selles, et see aitab jah meil nii-öelda arendada meie uurimisvõimet ja teemasse rohkem süvitsi minna. Ja kui me olemegi näiteks selle lapse uuritava putuka kohta teada saanud, siis näiteks tänasel näitel palusin ChatGPT-le, et palun koosta mulle selle herilase kohta ka väikene töölehekene, et ma kohe varsti näitan teile, mis ta siis meile sellel töölehel pakkus ja lõpuks ütlesin, et koosta nüüd sellel teemal ka üks muinasjutt. Siis ta koostas muinasjutu ja kui muinasjutt oli kuuldud, siis lõpuks ütlesime talle, et aga nüüd ole hea, et ChatGPT-l saad lasta ju teha ka tegelikult hästi vahva nii-öelda illustreeriva pildi, et koosta nüüd siis või loo meile tähendab üks pilt või foto ka sellest, et millest see lugu kõik rääkis. Ja ka pilt valmis ja kui see sai ka tehtud, siis me ütlesime, et aga tee nüüd palun meile ka mustvalge pilt, mille me saaksime välja printida ja lapsed saaksid soovi korral siis ära värvida. Ehk siis tegelikult ühest lapse toodud plakati tutvustusest kujunes välja tegelikult terve päeva nii-öelda suur tegevus, et muidugi ei pea ühte tegevusse ja ühte päeva nii palju tehnoloogiat lõimima, aga vahel lihtsalt juhtub, et ühe päevaga tahad uurida ja tahad avastada ja teha väga palju erinevaid asju. Et ma siit vaatangi kohe, kas ma saan teid lükata ChatGPT-sse ise. Ei. Kohe, ma lõpetan korraks jagamise. Nii. Ja jagan teile nüüd uuesti oma lehte. Ja näitangi teile seda herilase lugu, millest ma just teile rääkisin, et ChatGPT nii-öelda internetivaade näeb siis selline välja.
siin on hästi lihtne siis kirjutada küsimusi ja meie tänane nii-öelda õppetegevus siis algaski sellest, et nagu ma ütlesin, sellel korral ma trükkisin kõik ise, muidugi oleks võinud ka lastel trükkida. Et esimene küsimus oligi, et palun räägi meile herilasest ja siin ta siis tõigi nii-öelda põnevaid neid fakte välja herilasest. Saime siit teada, et kas herilane on ohtlik, võrdlesime, kas lapse saadud info plakati peal oli sama või mitte, kuidas herilast vältida ja siis juba ütlesin, et palun koosta väike tööleht. Ja siin ta siis töölehtedega on üldiselt niimoodi, et olgugi, et ta loob pilte ka, siis ta annab õpetajale nii-öelda visiooni või ideed, kuidas sa võiksid nii-öelda oma tegevust läbi viia. Meie tegime nii-öelda kõik koos, kopeerisin lastele Wordi ja tegin nii-öelda ümber trükitähtedesse ja siis vaatasime kõik koos läbi ja vestlesime sellel teemal. Aga et noh, näiteks õige või vale teema, kirjuta herilase nimi, et leia sõnad, et ta annab tegelikult päris vahvaid küsimusi ja ideid, et alati ei pea õpetajana kõike kasutama, et sa saad ise vaadata, et milline on teie rühma tase, milliseid võimalusi see pakub ja kas see sobib sulle või mitte. Võib-olla ütled talle, et mulle see tööleht ei sobi, palun tee midagi muud või et ei kasuta üldse seda. Ja siis, kui tööleht sai tehtud, siis palusimegi, et palun koosta väikene muinasjutt. Ja see on sellepärast ka hea, et tihtilugu, kui me lastele näiteks tekste ette loeme, siis mis me oleme teinud on, me loeme lapsele teksti näiteks poole peale ja siis ütlen, et nüüd võtke paaridesse ja arutlege, et kuidas see lugu võiks lõppeda. Siis saavad lapsed omavahel vestelda, arutada ja alles selle lõpus ma loen ette, et mida arvuti arvas, et kuidas see lugu tegelikult lõppes. Et annab lastele võimalusega teha jälle koostööd, omavahel vestelda ja siis arutleda. Ja siia lõppu ta tõi tegelikult loo moraali ka ära. Et nende tekstidega on üldiselt see, et üldiselt siukesed väljamõeldud muinasjutud on üsna kenasti loetavad ja üsna keelepärased, aga vahest võib esineda ikkagi, et siin on natukene keeleliselt ebakorrektsust ja et pead ise õpetajana suutma kiiresti ümber kohandada või seda teksti natukene muuta. Ja siis, nagu ma ütlesin, lasime sellise pildi koostada. Tegelikult väga tihti ta ütleb ise ka siin lõpus, et kas sa soovid, et ma näiteks loon sulle pildi põhjal või selle jutu põhjal pildi, et siis ta loob. Et nende piltidega on selline asi, et mida mina olen näinud, et kui siin ChatGPT-l lasta pilt teha, et siis vahel ta võib siukene 5, vahest isegi kauem minutit mõelda ja nuputada seda. Ja nagu ma ütlesin ka, et palun siis loo värvipilt, et vahest ta loob paremaid pilte, et siin pildi peal muidugi on rohkem siukest mustvalget, et lapsel, ta saab küll seda prinditud kujul ise ära kaunistada, aga võib-olla siin on liiga palju siukesi ette antud detaile. Aga see on siis jah, üks nii-öelda tegevuse idee, mis ma teile välja pakun. Ja väga paljud õpetajad ütlevad ka, et okei, et mina võin ju kirjutada, aga et lapsed ei saa veel, näiteks kui me räägime noorematest lastest 4-5, et võib-olla see trükkimine või klaviatuuril tähtede otsimine võtab liiga kaua aega, siis tegelikult väga paljud ei tea, et kui te vaatate siia allapoole, siis siin allpool on selline võimalus ka, et kasuta oma häält, eks ju, use voice, et kui te vajutategi selle peale, vaatame, kui ma praegu proovin, et nii. No. Oi-oi, praegu viskas mu välja. Ühesõnaga, praegu siin ta ei lase mul panna. Aga muidu üldiselt vajutate siia selle peale, loete sisse oma küsimuse või lasete lastel sisse küsida küsimuse ja ta leiab selle päris ilusti. Ma korraks proovin uuesti, vaatame, kas ta töötab. Nii, palun räägi mulle herilasest. Nii. No. Paistab, et ta praegu siin jonnib, aga üldiselt ta töötab päris hästi. Et siis ta trükib siia selle teksti, mida laps või õpetaja on nii-öelda sisse lugenud ja siis sa saad selle esitada ja tuleb kenasti see nii-öelda vastus, mis ta on sulle tahtnud öelda. Nii palju ChatGPT-st. Kohe näitan teile veel ideid, lähen oma esitluse peale tagasi. Nii. No nii. Ja mõned siis ideed veel, mida meie näiteks lastega oleme teinud, et jälle lähtuvalt projektõppest
siis sügisel oli meil lastega niisugune sügisteemaline projektuurimine ja selle käigus külastasime siis lastega kogukonnaaeda, Emajõe kogukonnaaeda ja kui me seal ära olime käinud, siis lastel oli hästi palju emotsioone, hästi palju mõtteid ja ühe ideena, mis me tegime, siis lapsed said jälle kordamööda trükkida arvutisse seal nii-öelda nähtud või seal õpitud erinevaid juurvilju ja siis sellest palusime, et ta koostaks meile nii-öelda jälle fantaasia jutukese. Ja selle jutu põhjal siis, kuidas see näiteks kulmineerus, oligi see, et alati me arutleme, mis tegelased olid, mis nad seal tegid, mida õppisime, nii nagu te ikka kõik teete ka. Aga et sellele tegevusele järgnes siis nii-öelda tegevusülesanne, kus ma siis palusin ka, et ole hea, et nüüd kuuldu põhjal, et jagasime lapsed väiksematesse gruppidesse, et katsuge luua ise oma nii-öelda kogukonnaaed, nagu ka siin pildi peal on näha, ja igaüks võib siis kasutada materjale või vahendeid, mis ta parasjagu kätte saab. Ja kui lapsed olid siis saanud korralikult pusida ja nuputada ja ehitada seal, siis sellele järgnes siis see, et igaüks sai siis lõpuks etendada, rääkida oma kogukonnaaiast, mis nad seal tegid, mis neil seal oli ja kõike sellega seonduvat. Ja siin siis jälle veel mõned illustreerivad pildid, et kui meie oleme tehisintellekti kasutanud, siis jah, üsna tihti me tegelikult lõimimegi just need näiteks mingid fantaasiajutukesed hiljem ka piltide loomisega, et kus ma siis palungi, et ole hea, et kirjelda, et mis tegelased sulle meelde jäid või mis seal jutukeses oli, et siis saame nii-öelda luua visuaalseid pilte ja keskmine pilt just ka, et ma tahan rõhutada, et ärge kartke lastel seda arvutiklaviatuuri lasta kasutada, et nad tegelikult on väga kohusetundlikud ja kui sa aitad neil otsida neid tähti, siis tõesti, et see tunne, mida sa näed laste silmades, kui nad kuulevad näiteks enda nime tõesti mingis jutus, et see on nii äge, et see elevus nendes on tõesti nii suur. Aga selle kõige juures ka tõesti see, et kui te midagi loote, siis õpetajana katsuge hästi kriitiliselt mõtestada, et kas see on see tekst, mida te tahate, et lapsed kuuleksid, kas seal on need mõisted, et mis on kõik korrektsed, et tõesti oleks nii-öelda laste jaoks sobilik sisu, et see on ikkagi nii-öelda arvuti, see on ikkagi nii-öelda masin, mis toodab meile, et tal ei ole tundeid, tal ei ole mingeid asju, mida me tahaks võib-olla, et tal oleks, et siis alati ise ikkagi lapsi pidevalt toetada ja olla lastel nii-öelda alati juures. Ja milleks võib-olla veel oleme lasknud neid tekste koostada, ongi näiteks, meil on tegelikult rühmas hästi palju raamatuid erinevatest tunnetest, erinevatest emotsioonidest, mida me ka hästi palju kasutame, aga vahest on mingi olukord, mida sa ei oska lapsele kuidagi ilusti selgeks teha. Ja olemegi võtnud ka appi nii-öelda selle sama ChatGPT, kirjeldanud ära olukorra, mis juhtus ja palunud temal, et mõtle selle põhjal väikene lugu, et kuidas nagu oleks võinud olukorda parandada või mis oleks võinud teha. Ja juba see, kui ma ütlen, et aga lastele, et vaatame, mis arvuti meile soovitab, et siis tegelikult päris vahvaid nii-öelda selliseid ka emotsioonijutte, emotsioonitegevusi saab nendes tekstidega lahendada. Ja paremal pool olev tekst siis nii-öelda meie jõuluvanast, siis näiteks jälle üks idee oli selline, et meil sellel aastal jõuluvana käis igal päeval, tõi ühe kirja ja vahest tõi ta näiteks meile niisugune natukene naljakaid jutte. Ja siin samamoodi, nagu te näete, siis kohe seal üleval käivad läbi laste nii-öelda nimed, et lapsed kohe algusest nende tähelepanu köidab see, kui ta kuuleb enda nime, et siis ka see ülejäänud sisu on tema jaoks hästi niisugune nii-öelda tähelepanu tõmbav ja hästi atraktiivne. Ja loomulikult hästi vahva on nagu kuulatagi siis nende laste just enda arusaama või nende nii-öelda peegeldust, et kes toob välja enda nii-öelda enda sellest tekstist ja kes võib-olla, kellele jääb meelde mõni teine nii-öelda rühmakaaslane, kes hoopis teeb võib-olla midagi muud, et see aitab hästi-hästi palju tõesti jutustamisoskusele kaasa. Ja lastest juba rääkisin, aga võib-olla siin natukene ka seda, kuidas peresid kaasata, siis üks niisugune naljajutukene 1. aprillist, kus vanemaid ootas lasteaeda tulles hoopis niisugune tekstikene, et ma loen ette ka, et kallid vanemad,
oleme põnevil teatama, et oleme oma lasteaia teinud täielikult virtuaalseks. Homsest alates saavad teie lapsed osaleda virtuaalsetes õppetundides kodus mugavalt oma arvutis või nutitelefonis. Kõik mänguväljakud ja õpperuumid on nüüdsest kättesaadavad virtuaalses reaalsuses. Loodame, et teie lapsed naudivad seda uut digitaalset kogemust sama palju kui meie. Ja see hommik, kui need vanemad seal siis seda lugesid, et see tõesti muutis nii laste kui ka vanemate päeva palju rõõmsamaks, et jälle üks väike asi, kuidas tutvustada ka vanematele, mida me teeme või mis iganes. Ja selle juurde võib-olla ka see, et kuidas näiteks õpetajate üritustele lõimida AI-d, et oma rühma näitel võin öelda, et meil oli eelmine aasta korraldada näiteks olümpiamängud ja lõuna ajal kutsusime ka õpetajad erinevaid olümpiamängu üritusi sooritama koos meiega, aga sellele eelnes siis niisugune vahva kokkusaamine, kus me olime paarilisega siis teinud eeltöö ja palunud ChatGPT-l igast õpetajast, igast kolleegist teha niisugune fantaasia just selles vaates, et millega see õpetaja võib-olla lapsepõlves, millise spordialaga tegeles ja oi kui vahva õpetajatel oli kuulata, kes oli judos olnud kunagi maailmameister ja kes oli võib-olla autorallis võitnud siin erinevaid maailmakarikaid, et need olid jälle niisugused põnevad nii-öelda väljamõeldud lood, mis tegelikult ikkagi tõmbasid kohe alguses kõigi osalejate tuju hästi rõõmsaks ja jälle, et kui neid teha, siis hästi hoolikalt vaadata, et see kedagi kuidagi ei riivaks, et see oleks niisugune vahva naljakas, aga samas nagu kõik oleks piisavalt palju. Et nii palju siis ChatGPT-st. Kas kellelgi tekib küsimusi või tahab jagada juurde järsku ideid, et mida teie olete kasutanud? On siin keegi, kes tahaks jagada mõnda vahvat ideed, mida nemad on ChatGPT-s oma rühma või õpetajate või kellegiga teinud, et võite vabalt mikrofoni praegu lahti teha ja jagada oma ideed. Kui ei ole, siis läheme edasi. Ma loodan, et te võite vähemalt pöidla panna, et kas te saite mõne uue idee sellest või mõne niisuguse inspiratsiooni, mida oma lastega või kolleegidega võiks tulevikus katsetada. No pöidleid tuleb, seda on tore kuulda. Et see on tõesti ChatGPT, ma usun, et paljude jaoks juba tuttav keskkond, et sellest võib absoluutselt igasuguseid asju välja võluda. Üks asi, mida mina muidugi toon välja, et ChatGPT-ga sa võid luua fantaasia jutukesi, küll aga ei tasu tema peale loota näiteks erinevate luuletuste või selliste asjade peale, et need luuletuste loomine temal on ikkagi üsna konarlik ja mitte meile nii-öelda eesti keelde väga sobilik, et sa muidugi saad sealt mingid ideed kätte, aga sa pead õpetajana hästi palju ise suutma seda nii-öelda ümber kohandada ja nii, et oleks meile keelepärane ja korrektne, et nii palju siis ChatGPT-st. Järgmine keskkond on niisugune Bing Imagi Creator, et te võite jälle mulle väiksed pöidlad panna, kes on selle keskkonnaga tuttav, kes on kasutanud, et see on siis pildi loomise keskkond, kus sa saad ise siis luua kas enda nii-öelda kirjelduse põhjal erinevaid pilte, et jagage siia pöidlad, kes on selle keskkonnaga varem kokku puutunud. Ei ole kõigi jaoks uus. Okei. Tegemist on siis tõesti, nagu ma ütlesin, pildiloomiskeskkonnaga. Keskkond on tasuta, aga siia sisse tuleb jälle siis nii-öelda kas oma Gmail konto või mõne muu kontoga logida. Ja kui te võtate lahti, siis tema avakuva on tõesti selline, nagu te praegu siin all pildil ka minu sellest näete. Ja ta on ingliskeelne, aga sa saad talle kirjutada juhiseid ka eesti keeles. Et ma võib-olla lähengi kohe sinna lehe peale ja siis me saame katsetada, et kuidas ta toimib. Nii, et ta näeb tõesti selline välja. Nii palju, kui mina olen teda katsetanud, siis minul ta laseb alati piiramatu arv neid pilte teha. Ja siia selle riba peale kirjutades
näiteks ma ei tea, mida ma võiks siia lasta tal teha. Palun tee pilt kassist, kes on roosat värvi. Selle ma ütlen küll ära, et olgugi, et ma kirjutan eesti keeles, siis ta päris kindlasti mõistab ja tunneb inglise keelt oluliselt paremini. Et kui on soov teada saada mingeid või soov luua niisuguseid spetsiifilisemaid pilte, siis selleks on mõistlikum kasutada inglise keelt. Aga nagu te näete, siis tegelikult ta annab alati 4 erinevat valikut, et kass on olemas, roosa värv paistab pildi pealt, et selline nii-öelda lihtne võimalus luua erinevaid pilte. Et võib-olla kui me läheme näidete juurde, ma siin võin näidata, mis mul siin varasemalt tehtud on, vaatame, kas näitab. Et siin on näiteks põrsas prillidega ja kuigi ülesanne, mis ma talle andsin, et pane siga lendama, siis sea lendamisest siin muidugi juttu ilmselt ei ole, aga et samamoodi jällegi vahvad pildid. Või siis järgmine pilt, et palun tee lastest, kes reisivad lennukiga Lapimaale. Et nende AI piltide puhul on see, et sa saad alati aru, et see on AI tehtud, et need lapsed ja tegelased on kuidagi sellised hoopis teist laadi kui muud pildid, mis sa näiteks internetist leiad või otsid. Et me oleme tegelikult teinud ka erinevaid siuksi lihtsamaid värvilehti, töölehti näiteks, et väiksemate lastega, et kui tutvud tähtedega, et siis ongi, et ta peab otsima näiteks pildi pealt võib-olla päeval õpitud tähe ja siis selle ära värvima või et lihtsalt nii-öelda tutvustada seda tähte. Ja nii ta käib, et ta suudab siis tõesti ka nii-öelda mustvalgeid pilte luua, aga jah, et tal on erinevad võimalused. Ma näitan kohe teile oma esitlusest ka, milliseid erinevaid tegevusi meie selle Bing Imago Creator keskkonnas teinud oleme. No nii. Vaatame, kas ta läheb. Okei. Lähen kohe edasi. Nii, et meie oleme siis üks niisuguse vahvamaid asju, mida ma nii-öelda sellest õppeaastast saan välja tuua, kus me seda keskkonda kasutanud oleme, on näiteks vanavanemate päev, mis kohe sügisel toimus. Et meil oli sellel aastal ülemajaliselt anti rühmadele ülesanne, et koostage plakatid oma vanavanematest ja me mõtlesime, et kuidas me nagu saaksime eristuda, kuidas teha natukene võib-olla teistsuguse plakati, siis ja et ka võib-olla seesama, et laste nii-öelda kirjeldamisoskus natukene arendada, siis meie tegime sellel aastal sellise plakati, kus lapsed tõesti valisid välja ühe vanavaema, keda ta soovis siis nii-öelda seal keskkonnas kirjeldada hästi detailselt, võib-olla, mis andis juurde, olid kindlasti erinevad hobid ja erinevad asjad ja nagu vasakul pildil on ka näha, siis tüdruk kirjeldas oma vanaisat ja need lasime siis arvutil koostada, milline on siis see vanaisa. Ja oi kui vahva, kui lapsed said siis tõesti sealt 4 pilti ja vaadelda, et kas on minu vanaisa moodi või mitte minu vanaisa moodi. Mõni laps tundis kohe ära, et jaa, see on täpselt nagu minu vanaisa. Mõni laps vaatas, et oi, see on täiesti midagi valet. Ja mida me nende piltidega siis tegime, tõesti lasime siis laps sai välja valida oma nii-öelda lemmikpildi, printisime välja ja kleepisime siis nii-öelda suurele plakatile. Ja kui meil oli vanavanemate üritus, kus me kutsusime kohale tõesti ka oma kõik pered, oma vanavanemad, et siis ürituse alguses me näitasime ka vanavanematele ja peredele seda plakatit ja palusime siis arvata, et kes on, et iga nii-öelda tegelase alla oli kirjutatud see nimi, kuidas laps teda kutsub, et kas siis mamma või vanaema või mis iganes. Ja et siis pidid siis üheskoos pered seal arutama, et kelle mamma see siis selline on ja kes, mis on. Ja üks poiss, ma mäletan, ütles, et minu vanaema sõidab mootorrattaga, et siis seal oli pandud pildi peale juurde mootorratas. Ja siis, kui vanaema seda nägi, siis ta ütles, et oi, et ma ei ole enam mitukümmend aastat selle mootorrattaga sõitnud, aga võt see oli see, kuidas laps soovis oma vanavanemat kirjeldada.
Ja samamoodi ka tegelikult nii nagu ma enne lugesin, et väga tihti me seome neid näiteks nende samade fantaasiajutukestega, mida me ChatGPTis loome. Et siis on ka see, et kui me kuuleme selle loo ära, siis ikka lastel tegelikult ja ka endal ju tekib mingi visioon alati pähe, et oi, see tegelane näeb selline välja ja see selline. Siis me oleme ka öelnud näiteks seal keskkonnas, et palun loo meile see tegelane, kes näeb välja selline, selline, selline. Ja siis me vaatame, et kas see nii-öelda AI loodud tegelane on samasugune, nagu meie peas oli kujutatud või on see hoopis teistmoodi. Ja samamoodi ka erinevaid nii-öelda fantaasiapilte. Et siin on naljapäeval, kus meil oli reisimisega seotud projekt, palusin lastel nii-öelda mõelda, et milliseid naljakaid pilte me võiksime luua seoses reisimisega ja paremal oleval pildil siis on tõesti näha, et nii see siga lendab seal kui ka seapeaga erinevad rongid ja jälle on see, et tegelikult mida detailsemalt sa seletad, mida rohkem sa tood välja erinevaid punkte, seda täpsemalt ta loob. Aga mida nii-öelda pinnapealsemalt, seda suurem on AI endas ja nii-öelda võimalus erinevaid võimalusi pakkuda. Ja vahest teeme ka niimoodi, et tõesti, kuna see keskkond pakub erinevaid pilte, laseme luua selle pildi, näiteks nagu vasakul pool, ja siis palun lastel võrrelda, et võrrelge, mis nendel kahel pildil erinevust on. Ja siis nad võrdlevadki erinevaid suuruseid, erinevat värvust, võib-olla tausta, võib-olla jutustavad, võib-olla kirjeldavad ja õpetajana siis jälle ise pidevalt oled seal juures, saadki küsida sealt, et aga mis sa arvad, kuhu see rong sõidab? Kas sina oled rongiga sõitnud? Millistest detailidest see rong koosneb, et jälle hästi lihtne võimalus, kuidas jälle sellesama projektõppega teda siduda. Ja tegelikult, nagu ma enne ka näitasin, saab ka neid värvipilte luua, et mingi periood on selline, kus lapsed väga joonistada ei taha, siis meie oleme vaadanud, et kui neile mõnda aega pakkuda erinevaid värvipilte, siis üsna kiirelt tekib lastel huvi joonistamise vastu. Ja mitte, et nad ei joonistaks ja värviks selliseid tavalisi pilti, vaid jälle erinevatest projektidest on võimalik hästi palju erinevaid nii-öelda pilte kokku panna. Ja vasakul pool siis me ka panime kokku näiteks erinevad reisimisega seotud pildid, kus ma ka lastelt küsisin, et kas te teate mõnda kuulsat ehitist erinevates riikides, kus te olete käinud. Ja nagu näha, siis seal vasakul pildil tüdruk oli käinud Disneylandis ja oli näinud seal seda Eiffeli torni ja kõike, et siis sellest sai hoopis valmis tema nii-öelda see pilt, mida ta sai hiljem ise kujutada. Ja muidugi nüüd on ju kohe-kohe saabumas, eks ju, munadepühad, et parema pildi peal oligi jälle 4 erinevat võimalust ja mitte, et me seekord siis ei printinud neid välja, vaid oligi, võrdlesime hoopis samamoodi neid pilte ja laste ülesanne oli siis loendada, millises pildi peal on kõige rohkem pühade mune, millisel pole üldse, millised on jänesed, millised jänesed on võib-olla välja mõeldud, millised võib-olla on realistlikumad, et jälle hästi palju seda kirjeldamise oskust ja siis on võimalik jälle lasta mustvalge pilt, et alati seda muidugi pole vaja, aga et siin on üks näide, et kuidas ühest tegevusest, lihtsast tegevusest võib mitu AI asja välja võluda. Kas selle keskkonna kohta on kellelgi küsimusi, kokkupuuteid? Tahate uurida? Kas kellelgi tekkis huvi, et minna oma rühma ja proovida lasta lastel kirjeldada? Võite anda jälle pöidlaga märku. Jah, ta on hästi lihtne selles mõttes, et mina soovitan tõesti, et üks esimesi ja tõesti, et see aitab kaasa hästi laste nii-öelda kirjeldamise oskusele, laste nii-öelda eneseväljendamisele ja kõigele sellele. Ja viimane keskkond, mida ma teile täna tutvustan, on selline muusika loomise keskkond, ilovesong.ai keskkond. Andke pöidlaga märku, kes seda keskkonda on, kes sellest on kuulnud, kes on katsetanud. Ei ole, ei tule. Siis tutvustan teile seda keskkonda ka. Et see on siis konkreetselt muusika loomise keskkond. Kui te võtate selle lehekülje lahti, siis tõesti avakuva jälle selline, nagu siin all pildil paistab, et tas ei ole mitte midagi rasket. Et siis te saate jälle logida oma tavapärase Gmail kontoga või millegagi iganes, et midagi uut looma ei pea. Et ta on ka kahjuks ingliskeelne, aga nii nagu ta siin teil on, nii ta selles mõttes selline välja näeb. Et esimene ülesanne, mis ta sult tahab saada sinna, on siis nii-öelda need sõnad,
peate siis välja mõtlema sõnad või on teil juba olemas sõnad, siis siin on erinevad stiilid. Ma lähen kohe sinna lehele ka, siis ma näitan täpsemalt, mis stiile või mis võimalusi seal on. Siis kirjutad siia oma loo pealkirja, mis sa tahad pealkirjaks panna ja all saad valida, kas siis naishääl, meeshääl või valib see nii-öelda keskkond ise. Ja siis selle kollase peale ja siis ta loob sulle, võtab 1-2 minutit umbes aega ja pakub ta sulle 2 erinevat võimalust. Mis on selle keskkonna võib-olla suur miinus, mida ma kohe välja toon, vaatame, kas ta täna meil õnnestub ka või mitte, on see, et ta lubab nii-öelda tasuta versioonis luua minu meelest maksimaalselt 5 laulu ühe nii-öelda kasutaja alt. Et aeg-ajalt need laulud nii-öelda kaovad ära sealt, et siis sa saad jälle luua, aga kahjuks jah, tasuta versioonis saab teda üsna nii-öelda vähesel määral kasutada. Kuidas meie oma rühmas kasutanud oleme näiteks, kui sõnadena mõelda, siis üsna mitmel korral, näiteks me olemegi võtnud appi ka hoopis ChatGPT ja öelnud, et no kui ma toon konkreetse näite, siis kui enamasti meie rühmal on harjumus projekti lõpp võtta kokku videoga, siis näiteks sellesama sügise kogukonnaaia või sügise projekti me võtsimegi kokku sellisel viisil sellel aastal, et me palusime ChatGPT-le, ütlesime, et nii, meile jäid meelde projektist kõige rohkem need asjad, iga laps sai seal kirjeldada, mis talle meelde jäi, et palun nendest ideedest koosta meile laulusõnad. Ja siis ta tõigi kõik need meie nii-öelda külastatud kohad, meie kõik need teemad, mida me olime arutanud, mille lapsed olid öelnud, koostas laulusõnad, et nii nagu ka ma ütlesin, luuletusega on ka laulusõnadega, et õpetajana ise peab teda ikkagi siiski suhteliselt palju nii-öelda kohandama, aga sa saad sealt tegelikult päris vahva nii-öelda põhja kätte. Et see on üks viis, kuidas meie oleme näiteks sõnad leidnud. Et ma lähengi kohe jälle sinna muusika loomise keskkonda ja vaatame, kui me proovime koos luua, et kas mul täna õnnestub selle, et kas mul on piisavalt tasuta õigust või täna mitte. Vaatame. Nii. Näeb siis see keskkond selline välja, ma olen praegu kenasti sisse logituna ja kuidas siis sõnu leida. Et võib-olla nii, nagu ma teile ütlesin, et läheme täna sinna ChatGPT, võtame abiks ja kui mul see herilase teema siin siis juba oli, siis ma ütlen, et palun koosta eelneva põhjal laste laul. Vaatame, kas ta tahab mulle siin ühe laulukese teha. Ma täna ei hakka neid sõnu siin muutma, et ma usun, et kui te siit juba vaikselt seda loete, siis te saate aru, et ilmselt keeleliselt see nii ilus ja kena ei ole, küll aga ma võtan ta siit, kohe kopeerin ära. Tal on siin kenasti kõik refräänid, tal on siin kenasti kõik salmid. Nii, kopeerime, läheme muusika loomise keskkonda. Nii, ja ta pani mulle ilusti siia ära. Mina olen vaadanud, nii kui ma kopeerin salmid, refräänid, kõik ilusti niimoodi, ta laseb mul ilusti laulu luua. Ja nüüd need erinevad stiilid siis, et nagu ma ütlesin, et sa saad ise mõelda, mis stiilis see laul võiks olla. Et ta pakub sulle praegu siia, eks ju, indie-pop, soul muusik ja igasugused muud valikud, aga tegelikult tal on siin terve posu veel erinevaid võimalusi. Võtan siit, siin ongi stiilid erinevad näited. Võtan siit kõrvalt lahti ja siit sa võid otsida absoluutselt, mida sa tahad, mida mina tavaliselt teen. Otsin esimese asjana, kui me teeme lastelaule üles siit selle laste osa. No võtan siit täiesti suvaliselt praegu ühe selle stiili. Lähen siia keskkonda. Ütleme, et ma võib-olla kustutan siit mingid asjad ära. Võib-olla, ma ei tea, võtame siit selle ka veel ära. Nii, ja paneme selle minu toodud asja siia juurde. Ja pealkirjaks võib-olla paneme ka herilane. Tõesti otsime ühe stiili siit veel juurde. Vaatame mingit tantsumuusika. No paneme disko ka juurde. Vaatame, kas saame. Nii. No nii, nüüd läskas mul selle siia ette. Nii sai. Paneme selle disko ka siia juurde. Ja vaatame nüüd, kas meil on täna piisavalt õnne, et ta tahab genereerida meil selle herilase laulu. Ja panen siin seda looma. Nüüd ta natukene mõtleb. Ja viskab meid siia lehele. Siin on, nüüd ta mõtleb.
ja mul on olemas juba näiteks eelmine laul, katsetasin siin juba olemasoleva Taukari teksti peale ühte laulu. Mul on niisugune tunne, et kui ma ta käima panen, siis te heli ei kuula, sellepärast ma teda praegu siit ei jaga, aga ootame korraks selle Herilase lauluprotsessi ära. Vaatame, kui kiiresti või kuidas ta toimetab siin. Et nii palju ma võin taustaks jagada, et kus me neid laule veel lastega kasutanud oleme, ongi erinevad näiteks näidendid, kui me oleme lastega teinud näidendeid ja tahtnud taustamuusikaks panna meile personaalset mingit laulu, näiteks mis me siin teinud oleme näiteks Tuhka-Triinu teemal, et siis oleme samamoodi lasknud luua Tuhka-Triinu teemal laulu, mis siis on kas tantsude taustaks kõlanud või nii edasi. Ja selle aasta isadepäeva tähistasime me siis niimoodi, et paarilisega tegime valmis erinevad laulud, võtsime kasutusele Eesti tuntud laulud, nii lastelaulud kui ka täiskasvanute laulud ja kasutasime nendes lauludes olemasolevaid tekste ja lasime AI-l luua uue meloodia. Ja siis, kui me tegime ühise nii-öelda viktoriini, siis me hakkasimegi peredele laskma neid laule ja nende ülesanne oli aru saada, et kas nad saavad aru, millise tuntud Eesti lauluga on tegemist või mitte. Ja niisugune jälle vahva ja lustlik, et mõned laulud olid sellised, mis olid lastele tuttavamad, mõned laulud sellised, mis peredele tuttavad, aga hästi tore on neid kuulata. Ja üldiselt nende AI laulude puhul on alati ka jälle aru saada, et ta on AI tehtud. Nii, ja kui mul see Herilase laul on valmis, võtan siit lahti, siis ta näitab mulle sõnu ja siin vasakul on siis nii-öelda 2 erinevat võimalust sellest laulust, et ma võin ta korraks tööle panna, aga mulle tundub, et te võite mulle pöidla visata, kui te kuulete, aga kui te ei kuule, siis ma panen kinni. Nii, kas te kuulsite midagi? Ilmselt ei kuulnud, arvutil pole seda võimalust praegu teile lasta, aga ta laseb siin tõesti, saate ise pärast kodus katsetada, hästi lihtsalt nii-öelda luua 2 erineva stiiliga, üsna sarnast küll, aga erinevat nii-öelda laule ja siis seda siis kas saate edasi jagada või siis endale alla laadida. Et kuna ma siin praegu teile ei saa neid laule lasta, siis ma võin teile näiteks jagada chati kohe ühe video, kuhu on tõesti taustaks nii-öelda see laste enda loodud laul. Ja selles laulus on tõesti jälle see, et on tegelasteks lapsed ise, kes seal laulus on või kes selle laulu on loonud ja lastele väga meeldis see. Nii, otsin teile kohe selle video. Ja saate siis hiljem kuulata, et niisugune näide, et kes ei ole kokku puutunud, ma loodan, et teile peale, see on YouTube'i link, peale võttes avaneb see. Aga kas kellelgi tekkis küsimusi, kas kellelgi tekkis ideid? Kas muusikakeskkonna kasutamises tekkis huvi teil? Kui te rääkida ei soovi, võite pöidlaga märku anda, et kas kellelgi tekkis mõni idee, kus saaks juba oma lastega kasutada või luua. Ma ütlen, et ta tegelikult on hästi tore, aga ainukene miinus ongi tal see, et tasuta keskkonnas on võimalik luua ainult loetud arv neid ja teine asi ka see, et eks ju, kui te kasutate, siis kui te loote täiesti ise selle teksti, siis on okei, et te kuulate ja kasutate, aga et kui te tahate jagada ja te olete näiteks, nagu mina enne ütlesin, et ma olen loonud selle Taukari laulu, et siis tuleb nagu mõelda ja arutleda nende autoriõiguse teemade koha pealt ka, et või kui suurtel üritustel tahate kasutada, et üldiselt AI enda laule võib kasutada, AI-d kasutatakse tänapäeval näiteks ka juba lõputöödes igal pool, aga et kui te kasutate olemasolevate artistide loomingut ühel või teisel viisil, et siis on vaja seda nii-öelda kas siis viidata või vastavalt siis nii-öelda autoriõiguse seadustest seda siis nii-öelda seda võtta. Nii. Hiljem saate siis tõesti, keda huvitab see video, et need AI laulud, et tegelikult on tänapäeval, kui te raadiot kuulate ka ja nüüd, kui te näiteks selle, nii, ma loen, keegi kirjutab, et mina sel nädalal tegin AI abil rändlindude teemal töölehe ning sõnarägastiku ja õppemängu. ChatGPT pakkus algse idee ning siis koostasin ideed kasutades omanäolisi töölehed ja mängu Canva programmi kasutades just. Et tegelikult ma ütlen, et ta on õpetajatele selline hea
abimees, hea võimalus, aga et temasse ei tohiks liiga kiinduda, et ikkagi loovus oleks ka muude asjade peal, aga et selliseid lihtsaid asju on hästi tore sealt aeg-ajalt võtta ja küsida ja teha, et see on, ütleme, üks osa õppetööst, mida te saate aeg-ajalt lastega teha. Et võib-olla kui ma siia lõppu, ma ei teagi, ma ei hakka enam slaidide peale minema, seal midagi olulist ei olnud, aga et küsingi, et kas keegi julgeb jagada, et kes ei ole võib-olla kasutanud, et milline nendest keskkondadest on selline esimene, mida te tahaksite proovida. Et kas see nii-öelda teksti loomise keskkond, kas pildi loomise keskkond või laulu loomise keskkond. Et kas keegi julgeb avaldada, et milline keskkond kõige rohkem praegu siin nii-öelda muljet avaldas? Laulu ja, sest et need laulud, ma ei tea, kas te juba jõudsite Youtube'ist kuulata seda laulu, et see on lihtsalt üks näide, aga et nad on hästi vahvad ja nad on enamasti rõõmsameelsed. Muidugi te saate seal ise nii-öelda mõelda, millist stiili te tahate, et see laul läheks, aga nad on alati, vähemalt minu lapsed, vahet ei ole, kas see on niisugune aeglasem või kiirem laul, tõmbab ta alati käima, ja muusika on üks niisugune asi, mida me tegelikult õpetajatena, minu hinnangul pigem vähem lõimime tegevustesse, et me rohkem ootame neid muusikatunde, aga need on need ühed asjad, mida me saame või üks keskkond, mida me saame tegelikult lõimida koos muusikaga, siis ka teiste nii-öelda tegevustega. Kõik on vahvad ja ma ütlen tõesti, et need on sellised keskkonnad, mis on lihtsad, et muidugi on hästi palju seesama Canva, keegi tõi välja ja on veel keskkondi, mida saate kasutada ja mis on hästi toredad, aga et kui ei ole nagu võib-olla enne katsetanud, siis see on niisugune tore, need on toredad keskkonnad, millest alustada. Ja muideks see ChatGPT, et kui te kardate, et te midagi ei oska, siis te võite alati temalt küsida, et mis tema arvab, millised on soovitused või kus sa leiad näiteks, kui läheb meelest ära, et mis see muusika loomise programm oli, kirjutage talle, küsige tema käest, et kuidas ma saan AI abil laulu luua, et ta kindlasti ütleb sulle päris palju toredaid ideid, toredaid vihjeid. Kas keegi tahab välja tuua mõne keskkonna, mida tema kasutab, aga mida ma praegu täna ei toonud siin välja? Kas kellelgi on mõni hea keskkond jagada? Ja tehisintellekti AI keskkond, mida kasutate? Võite kirjutada ka, kui te ei taha rääkida. Ei tule praegu. Copiloot. Kas tahad täpsemalt rääkida ka, mis seal keskkonnas teha saab? Mina ei ole sellega tutvunud. Et kas see on sarnane keskkond või mida seal luua saab, milleks see hea on? Sarnane chatiga, selge, et saad ka siis küsimusi küsida ja kõike. Et kui mõni aeg tagasi see ChatGPT oli veel üsna kuiv, siis nüüd on tegelikult üsna palju hakanud sinna erinevaid võimalusi veel juurde tulema. Et mis ma tahan, ma vist mainisin ka, aga et pildi loomisega on küll, mida mina olen näinud, et kui ma loon selles Bing-keskkonnas, siis sealt see pilt tuleb minutiga umbes, aga ChatGPT võib vahepeal genereerida seda või genereerida, vahepeal luua seda pilti isegi 5 minutit, et üldiselt need tekstid, mis me palume tal teha või töölehed, need tulevad alati väga-väga kiiresti, aga et kui tegu on pildis, siis pilti ta loob pigem nagu kauem. Kas kellelgi on küsimusi? Tahate vestelda, tahate uurida? Ei ole. Ega minul ka rohkem siin midagi teile lisada ei ole, nii. Loodan, et saite mõned ideed, mõned vihjed, et täna oli tõesti hästi niisugune õpetajapõhine, pigem nagu nii-öelda tegevuste ideid ja inspiratsiooni, mida nendega teha. Ja jah, ma igatahes suunan teid katsetama, suunan teid proovima ja mõnusaid pühi teile. Aitäh, et te tulite, aitäh, et te kuulasite ja olite siin. Aitäh sulle, Kertu. Ja ilusat päeva kõigile. Head aega!